Eesti merevägi sai 100-aastaseks. Pidupäev oli 100-aastasele kohaselt pidulik ja väärikas. Alustasime täna siin Admiral Pitkaku juures, siit edasi läheme mälestama langenuid Kaitseväe kalmistule. Pärast seda toimub mereväerivistus mereväe baasis ja õhtul on mereväel vastuvõtt lennusadamas. Täna on Eesti mereväe tegevusvaldkond miinitõrje ja mereolukorra teadlikkuse tagamine. Mereväe ülema sõnul on tänane Eesti merevägi võrreldes 100 aasta tagusega võimekuse ja suuruse poolest arengust maas, kuid need ei ole ka võrreldavad. Peab ka aru saama, et olukord oli teistsugune. Kui toonane merevägi loodi, siis see merevägi oli loodud sõja ajal, kus ma ütleks, et bürokraatiat oli vast vähem ja ei olnud ja tegelikult välja arenenud institutsioone, mis tulid meile kaasa näiteks pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes ja mis siis üle võeti ja mis siis põhimõtteliselt oma tööd jätkas. Loodi ka ju palju uusi struktuure. Ma ütleks, et see maasoleku aeg on umbes see aeg, kus esimesed ohvitserid hakkasid koolist tagasi tulema, et seda teha. Aastapäeva puhul soovib mereväe ülem kõikidele mereväelastele kannatlikkust ja jaksu. Kui vanasti öeldi, et laevad olid puust, mehed, naised rauast, siis täna ütleks, laevad on plastikust, mehed, naised peavad saama olema rauast.